Täna ma tahaksin jagada sinuga mõtet, kui oluline on panna oma elule pealkiri. Tundub naljakas mõte võib-olla ja ma panin selle esimest korda kirja mõni aasta tagasi elu upgrade märkmikku. See on lihtsalt tavaline märkmik, ütleme tühjade lehtedega, enam-vähem tühjade lehtedega, kus on aeg-ajalt pop-up küsimused sulle. No mitte sulle, tegelikult mulle. Selles mõttes, et ma selle märkmiku tegin toona põhimõtteliselt iseendale. Polnud olemas sellist märkmikku, mida mina tahaksin kasutada, mis täpselt vastaks minu vajadustele ja ma tegin siis sellise. Minu vajadused, äkki ma pean seletama neid ka, et sa saaksid paremini aru, on need, et iga märkmik algab küsimusega põhimõtteliselt, kus ma praegu olen, kuhu ma tahan jõuda ja siis annab see kõigele järgnevale kirjutatule ka fookuse. Ja siis on kõik need märkmikud ka võrreldavad. Iga kord algab samamoodi ja ma saan vaadata, mis seisus ma oma elus olin, mis ma väärtuslikuks pidasin ja kuhu ma suundusin ja siis ka näha, kui kiiresti ma sinna jõuan. Ja vaatan, ja siin on igasuguseid küsimusi, mis ka on selles mõttes võrreldavad, et kui neid märkmikke juba palju on su elus, siis sa hakkad nägema, mismoodi sa vastad nendele küsimustele erineval ajal. Erinevatel aastatel või erinevatel kuudel. Põhimõtteliselt see on nagu kvartali märkmik. Ja siin on küsimus. Kui saaksin panna oma elule nagu filmile pealkirja, siis mis see võiks olla? Ja miks ma sellest räägin? See ei ole üldse reklaamiks, on ju. Sa saad endale siukse märkmiku teha kas või tavalisest kaustikust. On see, ja see ei ole ka reklaamiks. Ma reklaamin seda ideed kui sellist, et oma elule pealkiri panna. Panin pealkirja raamatule, on ju. Elu uus tase. Ja tead, kui neid raamatuid toodi, vist 2 alusetäit mu maja ette eelmisel sügisel, praegu linnud laulavad ja on kevad. Elu uus tase, nagu mitu tuhat eksemplari seda, nagu seda pealkirja. Siis see oli nagu meeletu võimendus minu elule ja mu elu on kogu aeg olnud nagu üliäge. Isegi kui on mingid rasked kohad, siis tegelikult ma alati tean, et sellest on väetis tulevikuks ja siis on mul millest kirjutada ja mida jagada inimestega. Ja ma raskeid kohti ei ole ka otseselt tajunud raskena või nagu pidevalt raskena, vähemasti mitte. Ja igal juhul selle raamatu kirjutamise ajal tundsin ma, et mu elu on täiega laineharjal ja oli väga vähe ideid, kuidas see saaks veel paremaks minna. Aga sellel päeval, kui need raamatud olid mu maja ette kahveldõstukiga kärutatud umbes esimese lumega, siis samal õhtul tuli minu koju kõige imelisem mees, kes on praegu minu elukaaslane. Et on tõeline mu elu uus tase. Ja olemused on nii sobilikud, me tundsime põhimõtteliselt kohe ära, et me oleme hingesugulased või hingekaksikud isegi. Ja nii on see täpselt jäänudki. See sama soe tunne ja hästi suur ühtsuse tunne ja hästi harmooniline kooskõla, mis meie vahel on tunda. Nii meile endile kui teistele, kes meie läheduses viibivad. Ehk siis täiega soovitan panna oma elule pealkiri, seda dubleerida kas või 1000 või rohkem korda, nii nagu mina tegin. Või panna see endale märgatavasse kohta koju, kirjutada sellest, unistada sellest. Ja mõnikord ongi elul siis see kingitus juba varem, mõnikord natuke hiljem varuks, aga eks sellest see elu uus tase ongi, et kui sa tead, mida sa tahad ja kas või väikeste sammudega selles suunas liigud, siis varem või hiljem saad sa ikkagi rõõmustada tulemuste üle. Ja see ongi väga-väga äge koht, kus oma elus olla. Ja siis on kogu aeg äge ja kogu aeg võimalik, et läheb veel ägedamaks. Mina olen Merit Raju, olen kirjanik, elustiilidisainer, ema ja tunnen, et minu ülesanne on jagada inspiratsiooni, et sinu elu oleks vähemalt sama äge kui minu elu. Kui sa tahad teada, milliseid lihtsaid hommikusi harjutusi ma
neid ei saa isegi harjutusteks nimetada, sest need on ärkamise ja tõusmise vahepeal voodis lihtsalt mini versioon harjutustest, siis saad selle video siit endale tellida siit alt hingelepai.ee/hommik. Ja kohtumiseni. Ma olen kindel, et saan sind inspireerida.